tere tulemast kuulama Emad räägivad uut episoodi ja täna ei räägi siin sugugi mitte emad, vaid täna mul on väga eriline külaline. Täna astub teie ette minu kõige vanem laps, kelle tõttu ma võin ütelda, et ma olen olnud 19 aastat ema. Ja täna me räägime nii põneval teemal nagu, mida emad peaksid teadma, aga mida lapsed ei julge öelda. Ja siis me siin süda väriseb, mida ta nüüd rääkima hakkab siin. See oli nali. Tere, Aap. Tere. Emad ja lapsed ja emad. Sinul on 19 aastat kogemust olla laps. Minul on kogemus olla laps ja olla ema. Nii et selles mõttes ma usun, et meil on päris palju sama siukseid mõttekohti, aga mulle meeldib lastega rääkida ühel põhjusel. Siis nad ütlevad asju nii ausalt välja, et see paneb mind vahepeal lausa üllatama, et miks nagu lastega ei räägita. Ja ma tean, et sina tead seda, et ma räägin liiga palju vahepeal ja ma küsin liiga palju ja siis te lausa põgenete mu eest ära, siis ma kogu aeg urgitsen, tahan teada, kuidas teil läheb ja kuule, räägi seda teemat ja seda teemat, et selles mõttes ma ei ole nagu vist väga tavaline ema. Nii et aga lapsed peaksid oma vanematega rohkem rääkima ja vanemad peaksid rohkem kuulama oma lapsi. Mis sa arvad? Ja ma sellega nõustun. See liialt küsimine võib küll olla töötu, aga see on siiski vahepeal vajalik. Sest võib-olla lihtsalt mõni inimene lihtsalt ei taha rääkida. Aga mis tähendab ei taha rääkida? Näiteks mingi plokk on ees. Ütleme siis, kas lihtsalt oled aeg või tundud, et sul on kuidagi häbi sellest rääkida või midagi sellist. Siuke häbitunne. Väga tihti laps tuleb koolist koju ja siis küsitakse, kuidas sul täna koolis läks ja siis siuksed inimesed, kes siis õpetavad suhtlemist, ütlevad, et ärge küsige laste käest niiviisi, vaid kasutage ukseavajaid. Ehk küsige nagu niiviisi nagu teistmoodi, et laps tunneks, et ta võib päriselt avaneda. Et kui ma küsin sinu käest, kuidas sul koolis läks, on ju, kuidas sa tajud seda küsimust? Ma ei tea. Ma ei oska seda nagu ise vastata, kuna enamus ajad, kui ma koolist saan, ma olen üpris väsinud ning tahaks lihtsalt natukene vaikust. Koolis on lihtsalt kõik nii kärarikas. Ehk siis küsitakse küsimus valel hetkel, on ju, siis saadakse mingi vastus ja tegelikult ei ole selle vastusega väga mitte midagi peale hakata. Siis vanem loob pähe mõtte, et kõik ongi hästi või laps vaata, ütle, kas ma eksin või mitte, aga vahepeal lapsed ütlevad vastuseid, et neid rahule jäetakse. Nad ütlevad vanematele meeldivaid vastuseid. Jah, see on tõsi. Miks lapsed ütlevad vanematele meeldivaid vastuseid? No vahepeal sest ei taheta solvata ja vahepeal lihtsalt, et kaelast ära saada. Ei taheta solvata ja kaelast ära saada. Mida tähendab, kui lapsevanem nüüd solvub sinu peale? Ma ei tea, see võib tunduda nagu kõige hullem asi maailmas siis. Sest sa vaatad talle üles, kuna ta on ütlegi siis sinu jumal või niimoodi. Ja siis ta pettub sinus ja solvub, jah? Jah. Üks noor võttis väga kokku, et eksamite kõige hullem asi on läbikukkumine ühe asja pärast. Mitte sellepärast, et sa kukud läbi, mitte sellepärast, et sa jääd klassi kordama, mitte sellepärast, et sa ei saa kuskile sisse, vaid sellepärast, et su vanemad pettuvad sinus. No see võib küll niimoodi olla, jaa. Aga see oli väga huvitav, et sa ütlesid, et ka lapsevanema solvumine tegelikult on väga valus lapse jaoks. Jah. Et seda ma pean ütlema, et selle peale ma polnud ise veel tulnud, et ka solvumine võib olla väga valus. Aitäh sulle selle eest. Saan seda asja siis vaadata. Solvumine tundub ju nagu nii normaalne reaktsioon selles mõttes, et mina ütlesin sulle, pese nõud ära, sina pole nõusid ära pesnud, ütlen 3 korda, ütlen 4 korda, ütlen 5 korda, kurat, need nõud ei saa ikka pestud. Ja siis lapsevanem tegelikult ka ju solvub ja vihastab. Kuidas lapsed seda tajuvad? Ma ei tea, ma selle koha pealt ei oska midagi öelda.
sest tegelikult meil on müstika, me palume ühte seda asja teha, 3. Ma nägin ühte reelsi, ema astub tuppa, räägib rahulikult, läheb ära, laps teeb seal, siis ema astub tuppa, räägib teist korda rahulikult, räägib 3. kord rahulikult, siis hakkab hääl tõusma, 6. kord röögib ja siis laps ütleb emale, sina röögid kogu aeg. Aga ennem magas maha 5 väga rahulikku tuppa sisenemist. Jaga natuke tagamaid, kõik vanemad tahavad kuulda, miks lapsed lasevad need situatsioonid sellisteks. ei tea, ma arvan, et arvatakse lihtsalt, et kui piisavalt kaua ära ootad, siis sa ei peagi seda tegema. Ohoo, ja mis sest, et ajalugu näitab teistmoodi, jah? Jah, vist küll, jah. Okei, siis see solvumine, kui lapsevanem siin solvub, siis see last ei hirmuta, sest muidu ta teeks teinekord paremini, on ju? Jah, see oleneb lapsest kindlasti. Et siis istume ja ootame, et läheks mööda, jah. Ühesõnaga kasvatusmeetod siis oleks siin päris hea nagu selles mõttes siis, et lapsevanem ei tohiks mitte kordagi lasta sellel asjal mööda minna, et laps saaks aru, et see asi ei lähe mööda. Jah. On ju, üldse, kas lapsed saavad aru sellest, miks nad peavad midagi tegema? Sa vaata oma nagu seda kasvamise lugu sealt tagant. Kui ei seletata, siis kindlasti seletatakse, miks siis. Ma arvan, et saab. Näiteks tubade koristamine on üks siuke teema, mida kogu aeg seletatakse, aga kuidagi see asi ei lähe. Vaata lihtsalt seda iga, kus sa ka seal väiksem olid nagu sellele otsa niiviisi. Et kuidas see seletus nagu niivõrd mööda läheb? Ma arvan, et sellele jääda lihtsalt pointi. Et no, sassi läheb niikuinii, siis miks siis üldse seda teha? Okei. Sassi läheb nagu nii, et miks siis üldse seda teha? Okei, väga huvitav. See on hea point, sassi läheb. Lõpuks ma ütlen sulle ausalt, vanemad löövad ka selle sama põhjusega käega. Ja siis ongi toad natukene teistsugused, on ju. Aga tegelikult ei läheks ju sassi nagu nii, kui asjad pannakse õige koha peale. Nii et nagu sa näed, vaata, lapse vanemad on nagu dilemmade ees kogu aeg, on ju, et mingid asjad on vaja ära teha, samal ajal peaks nagu neid oma lapsele õpetama, samal ajal nagu laps ei taha üldse kuulata neid asju ja siis kuidagi ei leita nagu ühist arusaama nendes asjades ja siis tekivadki siuksed huvitavad kohad, kus jutt lõpeb ära. Ja mina ise vanemana olen kogenud seda, et siis ma nagu satuks nagu mingisse teise maailma, kus nagu lapsevanem nagu vastutab rohkem, peaks nagu teadma rohkem, nagu kõik jääb nagu tema õlgade peale, aga samas nagu laps kasvades ju peaks kogu aeg nagu oma elu eest ise vastutust võtma. Ja siit ma näen, et tegelikult tekivad siuksed hästi suured käärid, et laps hakkab nägema vanemat endast nagu liiga palju võib-olla eemal, nagu liiga käskijana ja liiga sellise nagu suurena, et ei teki seda võrdsuse tunnet, mis sa arvad? Ei oskagi selle juures midagi öelda. No sellepärast, et ma olen kogu aeg võrdsust üritab meisse kasvatada, on ju? Ja. Ja. Kui nüüd noored tunnevad, et nad ei saa oma vanematega rääkida, mis see tekitab? See võib tekitada üksildustunnet, kui neil just ei ole kedagi teist, kellega mingitest teemadest rääkida. Näiteks onu, vanaema või vanaisa, kedagi sellist. Aga see võib ka tekitada trotsi. Kui sul on selline vanem, kes ei taha sinuga rääkida, et siis võib tunduda, et no, miks ta ei taha minuga rääkida, mis mul siis viga on ja siis hakkab aina trots tekkima. Ma ei eksi ju, kui ma ütlen, et lapsed tegelikult tahavad oma vanematega rääkida. Jah, ei eksi. Aga laps paneb suhtluskanali kinni, kui vanem on midagi valesti teinud. Jah. Ma arvan, et selle koha peal võiks seda korrata, et laps tahab alati oma vanemaga rääkida, aga laps paneb suhtluskanali kinni sellel hetkel, kui vanem on teinud midagi valesti. No nii, mida siis vanemad teevad valesti? See oleneb kindlasti, et ma ei oska siin praegu kohe midagi sellist suurt välja tuua. No too, sa tead küll.
praegu ei tule midagi pähe. Sa tead küll. Laula nüüd. Ei tea. No vanem teeb ju seda valesti, kui ta tuleb vale emotsiooniga vestlusesse, kui ta tuleb juba lahingusse. No nii, hakkame rääkima, istu seda maha. küll, jah. Vaata mulle otsa, kui ma sinuga räägin. Jah, okei. See jah. Et kui vanem lendab sisse, siis nagu täielikult kindral käsempoon ja lasen, on ju? Või kui juba on otsustatud asjad ära. Juba otsustasime asjad ära, sul ei ole mingit sõnaõigust, aga sa istu maha ja kuula. Jah, eriti see, kui sinu eest plaani tehakse ilma asjalt midagi küsimata. No nagu see podcast on ju. Kominomi marss, aga istu ekraanide ette, hakkame rääkima. Just. Selles ma olen 100% süüdi. Aga mul on alati väga vabandused, on ju. Miks ma seda teen? Tegelikult sihukeste vanematega, kes omavad raskeid emotsioone, raskemeelsust, vinguvad palju. Tegelikult nendega on keeruline rääkida ju. On küll, jah. Jah, on küll. Räägi nüüd sellest, too nagu välja see, kunagi sa ütlesid niiviisi, et sa käisid koolis ja siis sa ei läinud järgi vastama. Ja siis ma ei saanud kunagi aru, et aga kuule, et miks sa ei lähe järgi vastama, et sul on nagu vaja need hinded ära vastata ja kohe on ju klass läbi. Ja siis ütlesid, aga ma ei saa minna, sest õpetajal on nii kehvad emotsioonid, et ma ei jääks ellu, kui ma sinna läheks. Et kuidas lapsed kogevad tegelikult, kuidas nad skaneerivad oma vanemaid. Too nagu seda välja, ava nagu seda poolt, et vanemad kallikesed, tee sellega palju te teesklete, me teame, mida te tunnete. Et too seda lapse poolt nagu räägi sellest. No seda on kindlasti näha nende nägudes, kui nad ei ole head näitlejad, aga samuti, kuidas nad kõnnivad, kui kõvasti nende jalad vastu maad lähevad. No see erineb kogu aeg, aga samuti on ka kõik hingamises. Oleneb selles. Ja kas te panite just tähele, kui täpselt teid tegelikult vahitakse kogu aeg, on ju? Ja siis lapsed näevad ju neid hetki, vaata, kus nagu sisse minna, kus nagu küsida oma asju ja teha. Aga lapsevanem võiks ju kogu aeg hoida seda suhtlushaket nagu normaalsena. Mis siis on need asjad, mida vanemad peaksid kuulma? See, et me teid jälgime kogu aeg, see, et me ei ole lollid, see, et me saame aru, mis teiega toimub, on ju. See on nagu üks asi, mida lapsevanemad peaksid kuulma, on ju. Ja, see ongi see põhiline osa. Ja kui ma ütlen inimestele, et tulge õppige vabastama emotsioone, siis emotsioonidest rääkimine tundub vahepeal nagu hästi kummaline inimestele, aga tegelikult emotsioonid on näha, nad on kuulda, nad on näha ja nad pagan hoiavadki ju suhtluskanaleid kinni ju. Jah. Ega sa ei tule ju mulle asju rääkima, kui sa näed, et mul on raske. Ei. Kui ma jään juba infost ilma, on ju. Ma vahepeal imestan, kuidas vanemad lasevad asjadel minna nagu niivõrd suureks, katastroofiliselt suureks. Aga ongi just selle tõttu, et nende info, nad on paistnud välja sellised, et laps ei saa rääkida ja ühel hetkel, kui ta räägib, siis sa kuuled, kuidas tead, ma juba 2 aastat ei oska matemaatikat. Et no kuidagi sain läbi, 3 sain kuidagi kätte, on ju. Aga tegelikult see kahju, mis on selle aja jooksul vaata tehtud, kui ei ole saadud omavahel rääkida, on ju. See on nagu üks asi. Jah. Peale selle, vaata, sa vaatad lapse vanemat, on ju, sa ei saa talle sisse minna, sellepärast, et sa näed, et tal on juba midagi viga. Kuidas lapsed on tegelikult hästi empaatilised. Kuidagi pane see ka sõnadesse. See on nii oluline, et see tuleb nagu läbi lapse suu. Et see ka sõnadesse, et tegelikult lapsed on hästi empaatilised, nagu et nad pigem tegelevad siis oma valu ja murega ise, kui et nagu lähevad suurendama oma vanema muret, et väga tihti arvatakse, et lapsed on halvad. Lapsed tahavad istuda pähe. Sinu sain siis, mulle öeldi kohe, et ma olen suga liiga leebe. Istud pähe mulle, et su unistus on mulle pähe istuda. Räägi, kas laste unistus on pähe istuda vanematele? Ei ole. Kohe kindlasti ei ole. No kus siuke müüt tuleb siis? Ma ei tea, võib-olla oli kellegi üks fleemidega ja siis äkki too üritas ja siis lihtsalt hakati kuulujuttu levitama. Võib-olla see laste pähe istumine tuleb sellest, et laste nõudmised kasvavad kogu aeg ja siis, kui laps ei
ja kui ei ole omavaheline vestlus nagu välja kujunenud, siis võib ikka jääda ju mulje, et tema nõudmine on just nagu päheistumine. Ja, see võib ka kindlasti olla. Ja me jõuame tagasi kommunikatsiooni olulisuse juurde, on ju. Ja. Kuhu siis automaatselt üles kerkivad emotsioonid ei ole nagu väga inne. Aga kuidas sa tahaksid, et lapsevanemad sinu emotsioonidesse suhtuksid? Ossa. Äkki teeks nendest nagu siis nii suurt asja, kui see tegelikult ei ole, sest kui sa oled emotsionaalne, siis sa ei ole täielikult teadvel. Et ärge tehke emotsioonidest suurt asja. Jah. Mina räägin surnud lehma taga lohistamisest. Me kõik oleme ju vahepeal emotsionaalsed ja siis, kui me midagi välja ütleme, siis kui see emotsioon saab mööda, sest emotsioonil on alati alguspunkt, siis on haripunkt ja siis ta kustub ära. Ja kui ta ära kustub, siis tegelikult ka need sõnad, mida me nagu välja ütlesime, need sõnad on ka nagu, nad ei ole ära kustunud, nad ootavad järgmiselt emotsiooni. Aga see sai mööda ja siis tõesti, kui tule, aga kuidas sina ikka mulle eile ütlesid ja kuule, räägime veel sellest teemast ja räägime veel sellest teemast ja ma tean, ma olen siin süüdi küll ja küll. Et sellepärast ma olen ka spetsialist surnud lehma taga lohistamises, sest ma olen seda ise teinud. Tegelikult see ei lase nagu lõppeda ära sellel teemal, on ju? Ja. Ja siis te olete öelnud ka niimoodi, et aga me ei saa sulle midagi rääkida, sest sa ei lase sellel ära minna. Jah, see on ka üks selline mõnasel. Kas ma olen nüüd ikka improve'i teinud siin nagu step up'i või? Jah, oled küll. Väga hea, selleks ma pidin hästi palju vabastama sellist hirmu tunnet, ma pean tunnistama, et aga kui me sellest ei räägi, aga kui me sellest veel kord ei räägi, issand jumal, mis siis kõik juhtuma hakkab ja siis ma hakkan juba ette kujutama, tead, lapsevanemad kujutavad ette, kuidas lapsed muutuvad asotsiaalideks, kuidas nad satuvad vangi, kuidas nad on juba, ma ei tea, kuskil kraavis ära tapetud või ära vägistatud või noh, mida iganes, saad aru, lapsevanematel on mingi väga haige psüühika vahepeal. Et see tulevik on väga-väga tume ja siis, kui me nüüd sellest asjast ei räägi, siis issanda jumal, mis nüüd hakkab saama ja ma olen selle kõik omal nahal läbi teinud. Kuidas see lastele nagu tundub, kui vanemad sihukest asja läbi elavad? Ma ei tea, ma ütleks, et see on kindlasti natuke imelik kõrvalt vaadata. Naljakas, jah? Ja. Aga vaat see ongi see nagu kaks erinevat maailma, üks naerab, teine muretseb, üks naerab, teine muretseb. Ja siis on, lapsed ei võta üldse elu tõsiselt. Tõsiselt tuleb elu võtta. Ja siis surutakse need lapsed elu tõsiselt võtma, kuni laps kaotab oma naeru ära. Aga tõsiselt elu võtmine enamjaolt vaadates ei ole nii tore. Mis seal on siis? Sa oled kogu aeg depressioonis. Miks sa pead võtma elu tõsiselt? On jah, täiskasvanutele nagu hapukurgid perses kinni. On jah. Ma juba lapsena vaatasin seda, vaatasin, mina suureks ei taha saada. Aga ma ei leidnud neid kuskil neid Peeter Paani, neid imetabaseid hernekesi. Aga ma otsustasin, et ma ei lõpeta kunagi naermist. Ja isegi kui ma olen depressioonis, siis ma olen seal vähemasti roosa. Just. On ju, sest ega elu käibki teada, käib üles alla ja tegelikult võiks ju asjad olla nii, nagu nad on, et võt see, et ära tee suurt numbrit. See mulle meeldib, ära tee suurt numbrit. Miks sellest peab tegema suure numbri, on ju? Nii et ühest küljest lapsevanemad ei tee suurt numbrit seal, kus võiks teha. Noh, näiteks, et matemaatikas on kogu aeg 3, 3, 3. Okei, ta ei oska seda teemat. Nüüd tuleb eksam. Paari aasta pärast tuleb eksam. Äkki teeks selle teema selgeks. Lihtsalt teeks selgeks. Võt selle koha peal numbrit ei tehta, aga mingid väikesest asjast tehakse nagu ilgelt suur number, on ju? Ja. Mida sa oleksid tahtnud? Nagu, mida sa oled jätnud ütlemata, kui sa oleks tahtnud öelda või mida sa näed nagu kõrvalt, mida oleks lapsevanema kõrvadel veel vaja kuulda? Issand jumal. Kõik on korras. Ei ole vaja nii palju muretseda. Aga me ei näe teie peade sisse.
ja siis me kujutame kõike ise ette, sest naistel on üks tohutu omadus, kui sa jätad meile tühiku, me täidame selle ära. Nii et emadele ei ja. tohi tühikuid jätta, emadele tuleb anda tühikusse sisu. Oh, seda rõõmu, seda rõõmu. Kuidas isadega on lood? Kummaga on lihtsam rääkida, isade või emadega? Oleneb, milline isa, milline on ema. Aga too siis No, välja, millise lapse vanemaga, ärme siis paneme ema ega isa silti, sest sul on väga õigus, igas peres on erinevad emad-isad. Millise lapse vanemaga tooda omadused välja, on lihtne rääkida ja millise vanemaga on raske rääkida? no kindlasti on lihtsam rääkida sellega, kes vähem kritiseerib, ei veagi siis surnud lehma taga ja, ja lihtsalt kuulab ära, mitte ei ürita kohe väga lahendust otsima hakata. Sest vahepeal lihtsalt tahad, et keegi sind ära kuulaks. Ja millise vanemaga on raske rääkida? Täpselt vastupidisega. Jah, seda ma olen kuulnud küll. Ja tegelikult ma olen olnud täpselt see vastupidi vanem, sest ma olen hästi palju asju kogu aeg ette kujutanud ja võib-olla see tuleb ka sellest, et kui sa oled nagu elu kogenud, nagu päriselt kogenudki negatiivse asjana, nagu sul ongi elukogemus negatiivne, et siis sa nagu kogu aeg ootad, et kus see järgmine negatiivne asi tuleb ja siis sa nagu üritad nagu massiliselt kontrollida nii palju kui on võimalik. Ja kuna see laps on kõige kontrollimatum olend terves maailmas, siis ta tuleb kiiresti ära kontrollida. Et tekib siukene nagu võib-olla ahistamise tunne või? Jah. Et lapse vanemad peaksid ise endaga kõvasti tööd tegema. jah. Vahepeal ma mõtlen, et võib-olla ei peakski lapsi saama ennem, kui selleks saab kirjaliku loa psühhiaatrilt. Ja, teie olete kopeerimist väärt. Aga no, kes ütleb, et psühhiaatril endal kõik korras on? On ju. Et kuskil võiks AI varsti kindlasti tehakse siukseks, et siis antakse luba, et näed, teie sisemaailm on hea nagu kopeerimiseks ja see nagu ei ole. Et kui sa vaatad enda kujunemise lugu, siis sa ju näed, et tegelikult sa oled kokku klopsitud meist kõigist, on ju. No jaa. Olen sulle õpetanud emotsioonide vabastamist. Ütle, kuidas läheb sellega? Ma ütleks kindlasti, et vaadates teisi, näiteks oma eesti keele eksam, ma ei ole nii palju närvis kui kõik teised. Minu meelest see juba maksab midagi. Jah. Jah, näiteks koolis käisin komisjonide ees. No ma ei võtnud seda sellise elu lõpetava sündmusega nagu sündmusena nagu enamus teised võtsid, sest nemad olid ikka väga närvis võrreldes minuga. Oi, mul on seda hea meel kuulda. Ja emotsioonide vabastamine päriselt töötab ja vahepeal me vaata sinuga ka nagu oma vahel, et vestleme on ju. Ja siis, kui ma tunnen, et mulle emotsioonid lendavad üle pea, siis ma ütlen, et oota korraks, et ma pean emotsiooni vabastama. Et tegelikult see vabastab nagu sind ju minu emotsioonide eest vastutamast. Et tavaliselt ju näeb see olukord välja niimoodi, et oot, sa vaata praegu, mis siin lahti läks. No nüüd hakkame madistama, tui on ju. Vot sinu pärast tuli minus see emotsioon üles ja siis saad nagu teine inimene nagu paneb sind kogu aeg nagu vastutama selle oma emotsiooni eest, mis vestlusesse tekib. Kui me räägime turvalisest vestlusest, siis minu jaoks on väga turvaline vestlus see, kui sa ikkagi saadki päriselt aru sellest, et oota, minus kerkib praegu, oota, ma tegelen sellega ära. Kuidas sa tajud, et ma tean, et sul on mitmeid kogemusi inimestega vesteldes, et kui meie vestleme niimoodi, et ma ei vala sulle oma emotsiooni pähe ja toon välja, et see on turvaline vestlus ja see, kus sulle valatakse emotsioon pähe, see on ebaturvaline vestlus, et räägi nagu sellest kogemusest, et sul on niisugune hea unikaalne kogemus, et kuidas on? Issand jumal. Ma ei oskagi seda aga sõnastada. Kuule, ennem eesti keele eksamit on aeg hakata siin sõnastama. Aga ma ütleks, et
kindlasti on parem rääkida siis, kui sul on turvaline tsoon, pigem kui teine inimene võib sulle ise hakata enda emotsioone pähe valama. Mina ütlen sulle kohe ära, enamus minu lapsepõlve traumasid ongi tulnud sellest, et mul ei ole turvalist tsooni. Mul lihtsalt ei olegi olnud. Ja siis tekib siia lõpuks, sa surud nii palju emotsioone alla, et tekib see sotsiaalne ärevus. Ja lõpuks ongi nii, et ma enam ei räägigi, et täna ma aitan ka sotsiaalse ärevusega inimesed. Kui sul on täna kuulajana sotsiaalne ärevus, siis tule õpi vabastama, teeme selle asja korda. Et see sotsiaalne ärevus tuleb just sellest, et sa oled läinud vestlusesse sisse, sul on nagu täiega peale keevitatud, sul on öeldud, et sa oled loll, halb, sina oled süüdi veel kõiges. No juhtub niiviisi paar korda ja rohkem seda enam ei tee. Räägime natukene emade ootustest oma lastele. Isade ootustest oma lastele. Kuidas lapsed tajuvad neid ootusi? Jaa. Okay. Sina tardusid täielikult pärast põhikooli lõppu. Mina lükkasin su gümnaasiumisse ja täna ma tunnistan seda, sest sulle ei olnud endal ühtegi plaani. Ei olnud. Aga kas sa oled kunagi tundnud, et me ootame sinult midagi, mille tõttu sa ei suuda ennast liigutada? Ma ei tea, sest praegu midagi meelde ei tule sellist. Mul on pigem rohkem see, et mina ootan endast. Mul on rohkem sellega asjad pekkis. Nii, aga miks sa siis ise endalt ootad palju? Kus sa selle õppisid siis? Ma ei tea, iseendana lootused kõrged. Ja selle taga on enesekriitiline lapsevanem, on ju? Sul on neid 2. Nii et vaatasid meie pealt. Me küll tegime kõik täiesti hingest, et me sulle oma ootusi peale ei suruks, et sa saaksid minna nagu oma teed ja ometi sa õppisid ära meie käest olema liigselt enesekriitiline, on ju? Ju vist, jah. Aga siin aitab ju tegelikult see, et sa kasutad hetketehnikat. Muideks selle te leiate teadlikumema.ee, lähete esilehele, võtate SoundCloudi, seal on ka olemas väga palju head informatsiooni ja üks on hetketehnika, seal on ka minu audioraamatute esimesed peatükid. Ja kui sa võtad nagu hetke, vaatad, on ju nii, täna mul on sellised emotsioonid, sellised mõtted, selline füüsiline keha, sellised võimalused, siis vaatad, mida ma tahaksin ja siit tuleks tegelikult hakata üles ehitama, siis kaoksid. Vaata, ma olen ise ju olnud ka väga enesekriitiline, on ju. Et siis ma lihtsalt saan sulle praegu ütelda, sa ei saa kuskil ära põgeneda. Saan sulle praegu ütelda, tee seda. Enesekriitika tegelikult viib allakäigu teele. Ma tegin vanasti kursusi ja webinare ja siis nii panin kinni ära, on ju. Inimesi oli 100, tagasiside oli väga hea. Mis juhtus, kui ma panin ekraani kinni, oli see, kõik läks sitasti, kõik läks sitasti, kõik läks sitasti ja hakkasin ise labidaga auku kaevama. Siis oli mul vaja järgmine aeg panna, aga kuna ma sain nii negatiivse kogemuse, mitte inimeste pärast, kellele ma seda tegin, sest tagasiside oli kogu aeg väga hea, on ju. Aga ma sain nagu negatiivse kogemuse ise enda pärast. Ja siis lõpuks oligi nii, et ma enam ei tahtnud seda teha, et mul on väga palju häid tegevusi selle negatiivse sisekõne pärast tegemata jätnud. Jaa. Kas selle pärast sa ka tardud vahepeal või? Jah. Tegeled? Jah. Tema tõesti tegeleb. Aap on selles mõttes hästi tubli poiss, et siin on kohe näha, et ta tõesti tegeleb oma asjadega ja hea õpilane. Ta on selles mõttes nagu väga hea õpilane. Nii et lapsevanemad, vaadake, kui teil on enesekriitikasse uppunud laps, siis kõige hullem, mis te saate teha, on panna talle veel oma ootused peale. See on kindel viis ära lämmatada kõik algatusvõime ja kõik muud asjad ka veel sinna otsa. Mis sa arvad? Oo jaa. Siis vist ei julgeks üldse hingatagi enam, on ju? Ei julgeks. Nii et vanemate ootused, aga miks vanematel tekivad sellised ootused? Vaata, need asjad, mida me pole saanud ise teha. Me tahame, et meie lapsed need kõik ära teeksid. Külmasurus, ratsutamise tund ja igale poole. Ühel hetkel ma ikkagi tabasin ära, et need asjad, mis mul tegemata jäid, ma pean ise ära tegema. Et neid ikka laps ei pea ära tegema. Aga kuidas nagu
lapsed tajuvad seda, kui lapsevanem hakkabki nagu oma siukest nagu huvi lapsele pähe toppima. Ühest küljest sa armastad oma lapsevanemat, teisest küljest sa tahad talle meeldida, kolmandast küljest nagu sa tunned kohustust ära õppida, neljandast küljest üldse pole isu, kuidas nagu laps kogeb seda. Oleneb, kus lapsel oli. Okei, no see ei ole üldse tore. Lihtsalt ütlen. Sest tundub nagu sa said lihtsalt tuua kohustusi juurde. Endal selle nagu huvi lihtsalt ei ole. No mõned täiskasvanud käivad tööl, neile ei meeldi, see on põhimõtteliselt sama asi. Vot see on hea võrdlus, see on põhimõtteliselt sama asi. Nii, et ei maksa oma huve lastele pähe toppida. Ja. Ja. Räägime emotsionaalsest sidemest. Et kui nüüd sa mõtled oma ema peale, siis sa tunned midagi. Kui sa mõtled oma isa peale, siis sa tunned midagi. See ongi tegelikult emotsionaalne side. Ja sa oled kindlasti märganud, et kasvades see emotsionaalne side kogu aeg muutub. Ja kui nüüd me räägime sellest, et lapsed ei julge oma vanematele teatud asju öelda, siis kas sa paned tähele, et see sideme kvaliteet, mida laps tunneb, kui ta selle vanemaga on ühes ruumis või ta mõtleb tema peale, et see tegelikult ju määrab ära, kas ma räägin või ma ei räägi. Nii lihtne, kui me lihtsustame ära, on ju, siis tegelikult ongi nii lihtne. See, mis just see, mis tunde ma sinust tekitan, see määrab ära, kui palju sa minuga räägid. Ja. Enam lihtsamini vist ei saagi öelda seda, on ju? Mitte väga, jah. Ja mul on sulle olnud kogu aeg üks palve, kas sa mäletad seda? Ma ei tea, neid on mitmeid. Ma ei taha emade päevaks midagi muud kui... Ja. Vabasta ära see valu, mis ma olen sulle teinud. Ja. Ei, lihtsalt neid on vahepeal mitmeid olnud mul. Vabasta ära see valu, mis ma olen sulle teinud. Vaata, see on see koht, kus ma tegelikult ka saan aru, et ma olengi rumal olnud, et ma ei olegi osanud. Vaata, kui me vaatame lapse vanemaid, ega keegi ju neid tegelikult ei õpeta. Lihtsalt tänapäeva ühiskonnas enam ei saa lapse vanem selle taha pugeda. Näiteks teadlikum ema.ee õpetab ju lapse vanemaid. Lapse vanematel on täna nii palju haridust, et see on juba kuritegu, kui seda ei õpita enam, on ju? Ja. Et kui sa nüüd vaatad seda lapseks olemise ja kujunemise teed, siis ma ütlen sulle ausalt, kui mina olin väikene laps, mul ei olnud mitte sendi eestki kurjust. Tänase päevani ei ole. Ja kõik kuri, mis minu suhtes on tehtud, mul tekib ainult üks küsimus. Miks? Miks? Mille eest? Mille eest on ju? Ja tegelikult, mis tahad nagu välja anda, on ju tegelikult kogu aeg puhas rõõm on ju. Tahaks nagu tegutseda. Pane tähele, lapsena tahad kogu aeg tegutseda. Ja nüüd, kui me vaatame siis neid noori, kellel on tegutsemise taha ära võetud, või me vaatame neid täiskasvanuid, kes enam ei tegutse, siis tegelikult nad on lihtsalt oma rõõmu ära kaotanud. Ja. Noh, kuidas mul on õnnestunud säilitada sinu rõõmu? Ma tean, et teadlikumal emal on niisugune asi nagu valuvaba õppimine ja siis, et ka siis see soov, et lapse kasvades ainult keha kasvab, teadmiste hulk kasvab, kogemuste hulk kasvab, aga rõõm peaks jääma alles. Ja ma olen nagu kogu hingest seda üritanud. Kuidas mul see õnnestunud on? Tegelikult üpris hästi. Edasine on nüüd sinu teha, on ju? Ja. Aga mul on hea meel tõesti, et sa tegelikult ei ole oma rõõmu ära kaotanud. Ja kogu see puberteedi aeg, vaata, kui kõik üles viskab seest on, et tegelikult me saime seal kilusti hakkama, kui me tõime välja selle, et puberteet ei ole midagi muud, kui sinusse salvestunud emotsioonide, kontseptsioonide välja kargamine. Oli hirmus aeg või? Ma ei teagi, ma ei oska seda niimoodi kõrvalt vaadata. Ei ole veel piisav aeg mööda läinud, jah? Ei ole, jah. Minul on, mina saan kõrvalt vaadates vaadata, vau, ma olin tõesti imelik. Nagu ma puberteetidele ütlen, vaata, emad ja isad on suht kivisse raiutud, on ju, neil on omad harjumused, omad ütlused, oma niisugune kindel elurütm ja ainus, kes muutub, on laps puberteedi eas. Vanemad ei muutu tropimaks, ma olen kogu aeg tropid olnud. Aga lapsele korraga tundub, et kõik on hästi
kõik on hästi tropid. See on just selle tõttu, et laps tegelikult muutub, mitte vanem. Ja nüüd sa oled sellises vanuses, kus sa hakkad oma ellu lõpuks astuma ja maailma tundma õppima. Ja me oleme sinuga jõudnud sellisesse uude etappi, kus mina pean õppima sinust lahti laskma ja ma olen 19 aastat selleks valmistunud. Täpselt 19 aastat ma sain aru, kui sa sündisid, et ühel hetkel ma pean su lahti laskma, aga ma ei tahtnud seda teha. Ma mõtlesin, ma panen su keldrisse kinni. See oli muidugi. Aga ma sain aru, et ma olen hästi klammerduv ema, sellepärast, et see klammerdumine tuleb tegelikult vaata sellest, kui sa saadki aru, et ma ei olegi elus rohkem armastust kogenud, kui võt selle kui see laps sündis, siis emad tegelikult alles saavad aru, mis asi on armastus. Sest mina tulen hoopis teistsugusest taustsüsteemist, kus sina, ma ei saa kunagi öelda, ma sind mõistan, sest mul ei ole kunagi olnud ema ja isa sellisel tasemel nagu sinul, iga sellist kodu. Ja seepärast ma ka ei mõista sind. Ja siis, kui sa vaatad, see on minu armastuse allikas, siis võt selle ma jätan endale ju nüüd. Kus kurat ta läheb praegu? Ei hakka minema siit. Et kõik, kes siis siin lõpetavad koole ja peavad oma lastest lahti laskma, mis oleks see hea sõnum, mis sa siin edasi annaksid? Mis sa mulle ütleksid? Okay. No ma ei tea, mis ma sinule ütleksin, aga ma ütleks lihtsalt, et sa tegid kõik, mis sa oskasid nii hästi, kui sa oskasid. Et nüüd on siis tema kord ise luua oma oskused, millega maailmas hakkama saada. Ja nüüd on vaja vanem oskust vaadata Titanicu hukku pealt, on ju. See oli nali. Aga vaata, tegelikult see hetk on ju, kui sa saad aru, et sa saad siin maailmas muuta ainult iseennast, sind ma olen saanud kasvatada selles mõttes, näidata sulle maailma, tegema siis seda nii hästi või halvasti, kui ma oskasin. Aga edasi nüüd ma pean ütlema, et vaat nüüd see, mis sa oled saanud, sa pead kõik nüüd hakkama ise sellest oma mentaalsusest, vitaalsusest ise endale hakkama elu üles ehitama. Ja minu ülesanne ongi seda pealt hakata vaatama ja olla nagu sadam, kui vaja tuled sisse, kui vaja lähed välja. Et tegelikult see on nagu niivõrd suur oskus lapse vanematel, mida ära õppida. Et mina õppisin seda 19 aastat ja ilma emotsioonide vabastamise tehnikata ma küll ei kujuta ette, et ma sul minna laseksin. Siinkohal vibutan sõrme. Ja siis hakkab see koht on ju, kui sa kunagi endale naise võtad, see hakkab see koht on ju konkureerimine. Seda meil õnneks ei tule. See on mul ära vabastatud. No võt, vaatame. Kui sa kellegiga räägid ja sa saad aru, et sa rääkisid jutu ära, aga ta nagu ei mõista sind. Kas see nagu kutsub uuesti rääkima või siis hakkab nagu see omavahel suhtlus vaikselt surema? Kuidas sina tunned? No ütleks, et ta ei mõista sind, et siis ei ole nagu väga mõtet temaga rääkida sellest enam. Ja siis tekivad sellised ilmajutud ja, et kuidas ilm on ja... Ja ongi põhimõtteliselt niimoodi, jah. Kui palju sa näed enda ümber tühja juttu, nagu millel ei ole tegelikult kontaktilist sisu? Seda on siiski üpris palju. Ja see on ka äratuntav, on ju? Jaa, on küll. See on ka nii äratuntav, siis ma ükselt tundsin, et ma ei viitsi enam selliseid jutte rääkida. Et asjal peab ikka olema point ja sisu ja see kontakt peab olema seal sees ja mind tegelikult ehmatas see, kui vähesed inimesed mõistavad. Ja mul oli siin just üks naine teadlikuma ema klubist, kes kirjutas väga ilusa kirjutise oma Facebooki seinale. Ta nagu avas ennast, tõi seal ühe teema välja, see oli just siuke teema, et kui lapsed saavad suureks, et kuidas siis ema kogeb seda, et laps ära läheb. Ja siis hakkasid tulema kommentaarid, kus kõik hakkasid talle nõu andma. Ja siis ta nagu ütles, et aga see polnud ju üldse selline postitus, see oli lihtsalt mina valasin oma kogemuse sinna välja. Ja mis tähendab tegelikult seda, sa saad homme eesti keele eksamile, siis mina ütlen, et teksti mõistmine on täna inimestele väga väikesel tasemel. Minimaalne. Sest kuidas ei ole ju vaja anda nõu seal,
kus ei ole vaja nõu anda, onju. ei no jah, seda küll, mõned inimesed on lihtsalt sellised, et neid see ei huvita, nad lihtsalt tahavad öelda, mis nad tahavad öelda. Aga võib-olla siin on suhtluse puudus. Pole See suhtlusoskuse puudus, jah. suhtluse puudus ka, vaata, kui ei ole niisugust kvaliteetset vestlust, kus sa teist mõistad, onju, kus tekib see just see nagu vau, ta kuulas mu ära, ta mõistab mind, et kui meil nagu tekib selle puudus, siis tegelikult tekib ka hästi palju sellist nagu sa oled nagu janus, sa ei ole vett saanud, saad aru, sa otsid ja otsid ja otsid ja siis paugud siia-sinna, siia-sinna, siia-sinna selleks, et leida üles see inimene, kes sind kuulab, päriselt kuulab. Nii, vanemate reaktsioonid, me juba rääkisime, on need, mis panevad lapse kinni, on ju. Aga tundlikud teemad, mis on need teemad, mida lapsed ei taha kodus rääkida? Vaata läbi erinevate vanuste. Ma ei tea, kus mul praegu pähe tuli, oligi see suhted. Suhete teemal lapsed ei taha rääkida, jah? Jah. Miks? Ma ei tea, see on kas, ma arvan, et see tähendab seda, et ei taheta kriitikat saada. Sest tavaliselt need teemad ongi just selle koha pealt, et keegi tegi midagi valesti ja siis kuidas seda parandada. Jah, seda on küll palju. Sest keegi teeb kogu aeg midagi valesti. Ja vaata, siin on see koht, on ju, et inimesi armastada on hästi lihtne, kui nad on kaugel. Kaugel. Aga päris inimest armastada on väga raske, sest et see oli huvitav lause, mida ma lugesin, mis teeb inimeste vahelised suhted raskeks, on see, et keegi ei ole orjaks loodud. Ja kui nüüd hakatakse orjastama teineteist suhtesse, vaata, siis tekib alati tüli ja lapsed kogevad väga tihti seda, et vanemad kasutavad neid ära. Tegelikult too mulle vett ja tee seda ja sul kiired jalad, sul noored jalad olid vanasti meil, kui me väiksed olime. Ja saad aru küll, et sind pannakse liiga palju tegema, siis tekib nagu trots ja sihuke paha tunne ja samas jälle vanemad tunnevad, et lapsed kasutavad neid ära. Emme osta seda, aga nõusid ma ei pese. Et tegelikult käib nagu sihukene võimuvõitlus, et kes võidab ja kes kaotab ja minu jaoks on just see, et üks teadlikuma ema eesmärk mul on olnud veel, et kuidas teha nii, et kodus oleks kõigil hea olla ja siis ma avastan, et mida rohkem inimesi on sul ühes majas, seda rohkem nurki on seal majas ja seda rohkem siile on seal majas ja seda rohkem on igalühel mingisugunegi, kõik tahavad olla indiviidid ja keegi ei taha olla orjastatud ja siis kuidagi nagu tuleb luua see teadmine, et vaata, me oleme kõik selle ühe sama vankri ees ja see vanker peab minema otse. Ei ole nii, kus tõmbab sinna teine, et see nagu ühise arusaamise loomine ja see arusaamine, et kus on nagu minu koht siin peres on ju. Näiteks sinu koht on vanem laps olla, ma tean, kui väga sa oled jonninud selle vastu, sa oled öelnud, mina seda pole tahtnud, on ju. Mina olen öelnud, et sul on liidriomadused, kasvata need välja, sina oled jonninud, mina neid ei taha, mina ei tahtnud olla vanem laps. Et kuidagi see nagu oma positsiooni omaks võtmine, on ju. Noh, mõni ema ei taha ema olla, tema ei suuda seda positsiooni võtta, tahab tööle minna kogu aeg. Et kuidagi see nagu oma positsiooni omaks võtmine seal käru ees on minu silmis olnud nagu, ma näen, et see on inimesel kõige keerulisem, mis sa arvad? Jah, sest keegi ei taha väga vastutada, kui miski valesti. Jah, ja kui sa lapse saad, on ju, siis sa vastutad nagu nii või teisiti naha ja karvadega. Ja. Siis siinkohal peal tasuks jälle mõelda, on ju, et kes meist on kopeerimist väärt. Jah. Siuksed toredad vestlused. Mis siis on asjad, mida lapsed vanematele ei ütle, mis nad jätavad ütlemata? Mina näiteks oleks tahtnud ütelda, ma vihkan sind. Ma täiega vihkan sind praegu. See lähebki nende asjade alla, et see on asjad, mis vanemad võivad solvata. See lähebki tolle alla.
või mis on üleni kriitilised või mida võib nagu valesti vaadata, valesti aru saada. Et mis solvavad, mis on kriitilised ja millest võib valesti aru saada. Yeah. Et kui lapsevanemad ja reelsid näitavad, et laps läheb lifti ja tõmbab kõik nupud punaseks, siis vanemad alati ütlevad, et lapsed teavad, kuidas meie triggereid vajutada. Siis tegelikult lapsed üritavad vältida triggereid iga hinna eest ja siis kogemata ikka läheb, mis tähendab minu meelest seda, et seal on lihtsalt liiga palju triggereid, kuidas sulle tundub. Jah, see on üks suur asi. Pealegi ma lihtsalt ütleks, et see liftide nuppude asi, see on lihtsalt mingi suvaline instinkt, need kõik korraga alla vajutada. Nii et tegelikult ütles välja selle, et kõik lapsed üritavad vältida oma vanemate triggereid. Yeah. Lihtsalt neid triggereid on siga palju. Yeah. Ja siis tuleb ütelda, kallid vanemad, tulge palun õppige neid triggereid vabastama. Yeah. Yeah. Et su laps ei peaks kogu aeg kartma seda, et ta jälle midagi vajutas, sest süüdi jääb ju laps, on ju. Mitte see, kellel on trigger, vaid süüdi jääb laps. Yeah. Ja siis sa kasvadki süütundes. Yeah. Kuigi ise nagu aru ei saa, mida tegid. Ise nagu oma arust ütlesid jumal normaalselt asja ju. Nagu mida oleks nagu vaja välja öelda. Nii et kodu, kus on võimalikult vähe triggereid, ongi rahulik kodu tegelikult. Ja seal ongi avatus. Seal ongi see, tead, mul on praegu niivõrd kehv tunne ja ütledki need asjad välja, aga kõik saavad aru, et need asjad on öeldud tunde ajal ja see on lihtsalt pandud nagu välja. Vaat see on lihtsalt nagu siuke sisu, on ju. Ja need, nagu ma näitasin praegu kaussi, et need asjad on pandud siis välja ja mitte keegi ei võta isiklikult, sest nad saavad aru, et see on lihtsalt nagu maha laadimise hetk ja tegelikult peaks olema kodu ju see koht, kus saab turvaliselt maha laadida. Yeah. Isegi kui sa ei saa seda teha kahe vanemaga, hea, kui saab vähemasti ühe vanemaga seda teha, on ju. Yeah. Ja kui me räägime noorte sõltuvustest ja ekraanidest, siin on ka suured käärid vahel, on ju. Ja, sest iga vanem millegi pärast kohe vaatab, et ekraanid on vaenlased. Aga kas sina teadusuuringuid oled lugenud? Teadusuuringud käigu kuradile. Kui laps liigub piisavalt, siis laps vaatab nii palju ekraani, kui tahab. Kui kõik on ümber korras, siis on tore, laps vaatab ekraani. Teadusuuringud on võetud väga väiksest grupist ja need grupid on tavaliselt juba probleemiga. No vot, siis on ju. Nüüd see podcast läheb meil üles pühapäeval ja laupäeval oli meil just ekraanide teemaline kursus. Nii et nüüd te kuulete siis minu lapse arvamust sellel teemal ja sellest kõigest tegelikult ma räägin seal kursusel veel ka lähemalt. Ja kes teab, äkki Haapki tuleb meile nüüd sinna kursusele heli tegema. Nägite, tal lõi kire täiega üles, on ju. Nii et, aga selle kursuse järelvaatamises saad alati osta, et vaata teadlikumema.ee, võta kursused ja ma arvan, et ma teen sinna rippmenüüsse siis ühe lisaväikese sellise nupukese. Tegelikult ma olen Abuga selles mõttes nõus, et ekraan on töövahend, aga ta ei ole uppumise vahend, on ju? Ja, seda küll. Meie ka ju sinuga kasutame seda ekraani praegu töövahendina, on ju. Probleem aga tekib selles, kui lapsel ei ole mitte kellegiga rääkida. Ta ei saa kodus rääkida, ta tahab seal põgeneda. Kõik on kriitilised ja vot selline laps küll kaotab ennast ekraani ära ja siis tekivad küll probleemid, et see on küll õigus. Aga sellest me kõigest siis ekraanide kursusel vaikselt räägimegi ja kuidas siis ka seda muuta, on ju. Kas on veel, mida sa tahaksid ütelda? Sind kuulavad lapsevanemad, kes tahaks näha laste peade sisse. Ma arvan, et praegu vist isegi ei ole. Isiklikud hirmud ja ebakindlus. Nendest peaks ju vanematega rääkima. Ja. Kõik uus, millega sa maailmas kokku puutud ja mis tekitab küsimusi, sellest peaks ju rääkima. Ja vanem peaks olemagi see kõige turvalisem infoallikas. Kui sa võtad lahti internetis, sealt sa saad mida iganes.
seal sa saad nii palju Mhm, valeinformatsiooni, et ma ei tea, näri küünalt ja siis saab terveks, on ju. Põhimõtteliselt tegelikult on ekraanides, kus laps üksi võtab oma vastused küsimustele, väga ohtlik tee, on ju. Aga jaa, miks mina pean hästi olulist seda suhtluse kanali avatuks hoidmist, miks ma enda triggeridega hakkasin väga usinasti tegelema, on just täpselt see, et sa saaksid informatsiooni minu käest, et kui sul midagi läheb elus, kus sul tekivad jälle küsimused või et sa saaksid turvalisest infokanalist selle, sest teadlastele ju õpetatakse lausa info sortimist väga süstemaatiliselt, et vaadata, kus on algallikas ja kas algallikas on usaldusväärne, on ju. Aga miks emad jaa, võiksid olla usaldusväärsed, on sellepärast, et emad-isad võiksid ju olla need inimesed, kes armastavad päriselt oma last. No teistelt ju seda väga eeldada ju ei saa, on ju. jaa, see ei ole väga mõtet proovida. Nii et ma arvan, et selle podcasti lõpuks võiks ütelda väga selgelt välja seda, et lapse ja lapsevanema vaheline kommunikatsioon on lapse elu edu aluseks. Jah, Ja kui nüüd lapsed ei taha rääkida oma vanematega, on viga vanemas. jah. Oleneb. Ei, muidugi on, sest et viga on ju kuskilt läbi lastud, on ju. Kuskil on info sulg sisse tulnud, on ju. Jah, Ja et mina võtaksin süü laste pealt ära, sest täna seda süüd pannakse laste peale liiga palju. Ja tegelikult on hea teada, et tänu vabastamistehnikatele on seda suhet võimalik üles ehitada ka siis, kui kõik on juba väga peetis. Aga siis peavad mõlemad seda tahtma. jaa, Nii et ema ja lapse vaheline suhe on siis kas nagu niisugune nektarit andev või mürki tootev, 2 varianti ja elu on niigi tegelikult niisugune tõuse, sinusoidaalne, tõuse ja mõõna täis, et niisugune nektar kulub alati marjaks ära, on ju. jah. No vot. Ma tänan kõiki kuulajaid ja ma tänan Aapu, et ta tuli siia rääkima. Ma panin tähele, et Aap natukene ehmus ära ekraanitöö ees, aga ma kavatsen teda kasutada veel ja veel. Ma isegi kirjutasin üles lausa teemad, mis teemadele ma tahaksin sinuga veel rääkida. Ma ütlen kuulajatele ka. Et me võiksime rääkida teemadel, mille üle kõige rohkem kakeldakse, näiteks kodused kohustused ja raha ja aeg ja sõbrad ja ekraanid ja tulevik ja õppimine ja avada üksipulki neid teemasid. Ma arvan, et vanematele väga meeldiks näha selle sinu pea sisse ja siis ma mõtlesin, et me peaksime ikkagi kaasama Jussi ka ühel põhjusel, sest see on natukene ausam ja avatum. Sa proovid valida vastuseid, ma saan aru, et sa oled juba selles vanuses, kus sa saad juba valida, on ju, aga meil on puberteed, kes ütleb, mis tuleb. Et siis me saaksime nagu seda teemat veel rohkem avada, on ju. Ja oluline oleks vaata just avada seda lapsepoolset vaadet, sest tegelikult vaata, kõik emad tahavad head, aga nad unustavad väga tihti ära selle, kuidas nad ise olid lapsed. Ja üks matemaatikaõpetaja ütles väga hästi, et ma tegelikult ju ei tea enam, ma ei mäleta enam, kuidas laps vastu võtab. Ma lihtsalt õpetan teda, aga ma ei mäleta enam, kuidas ta vastu võtab. Ja see on kurb ju, on ju. Ja sellepärast ongi vaja, et lapsed teeksid oma suu lahti. Et siis tuleb neile nagu meelde tuletada, vaata, kuidas laps seda nagu võtab. Või paranda mind, kui ma eksin, aga lapse jaoks kõige hirmsam hetk maailmas on see, kui tema vanemad on vihased. Jaa, ei ole midagi parandada. See on kõige hirmsam hetk üldse, on ju. Ja kui elada see olukorras, kus vanem peab pikalt viha, siis see on päris õudne olukord. Jah. Aga aitäh Aabule, aitäh kõikidele kuulajatele ja siis kohtume järgmises episoodis ja kes teab, võib-olla me hakkamegi neid olukordi lahti võtma, on ju. Ja te võite panna kommentaaridesse ka, mis te siis Aabu käest küsida tahaksite. Ja nagu te näete, ma arvan, et meil on päris head suhted, et otsustada ta tuli minuga siia oma vabal päeval teiega lobisema. Aitäh Aab ja aitäh kuulajad.